tere õhtust, head vaatajad! Euroopa liidrid proovivad veenda Donald Trumpi, et see ei võtaks üle Gröönimaad ja ei kehtestaks uusi tollimakse. Miks USA ja Euroopa suhted on madalseisus? Mida uues olukorras peaks tegema Eesti? Ning kui kirglikuks kujuneb meie oma poliitika aasta? Esimene stuudio alustab. Ja tere tulemas saatesse Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Martin Helme. Tere õhtust. Täpselt aasta tagasi astus USA president Donald Trump teist korda ametisse. Ja kindlasti me saame väita, et maailm ei ole enam samasugune. Aga tema vastased ütlevad, et nii halba presidenti pole USA veel ajaloos üldse olnud ja tema fännid neelavad ja usuvad iga sõna. Milline Trumpi esimese aasta skoor teie jaoks on? Jaa, ma olin ise Washingtonis kohal ja siis kõik need kõned, mis ta pidas, see kuldne ajast on alanud ja ma arvan, et tema toetajate jaoks, tema valijate jaoks on tõepoolest kuldne ajastu alanud. Ameerika majanduskasv näitab väga häid numbreid, inflatsioon on langenud, immigratsioon on üle piiri lõpetatud, üle 2,5 miljoni illegaali välja saadetud, kogu see homoasi on ära lõpetatud, transuasi on ära lõpetatud, maksusid on langetatud, süvariiki väänatakse tagasi kontrolli alla. Kõik loosungid esimeses lauses tulid ära. No jaa, aga selles mõttes meil kiputakse vahepeal ära unustama ka need inimesed, kes õigustatult, mina ise ka kritiseerisime ju Bideni ajastu täielikku saamatust ja hirmsat allakäiku, mis oli, et kui õudne see oli, mis Ameerikas ennem teda oli, kui laga, kui korruptsioon see kõik oli, kui käest ära ja kui kiiresti on Trump, kui tõhusalt on Trump tegelikult keeranud selle väga suure riigi, väga suure ühiskonna täiesti uuele kursile, et seda kiputakse ära unustama, ta on teinud kõike seda, mida konservatiivid on unistanud, pani näiteks kinni seal see avalik-õigusliku ringhäälingu, kui me nüüd siin natukene teeme niisugust võllanalja. Püha jumal ütleks selle kohta. Aga ta on tõesti teinud kõiki neid asju, mida ta on lubanud. Ja kui me räägime näiteks, tuleme siin Gröönimaa juurde või ka Venezuela juurde või Iraani asjade juurde, et ei tohiks olla üllatusi. Ta on rääkinud nendest asjadest oma esimesest ametiajast saadik ja seal ei tohiks olla üllatusi, et need asjad on talle tähtsad või Kanada. Ma lihtsalt testin, et kuidas need numbrid ja see usupõhisus Trumpi me teame, Martin Helme on Eesti üks suuremaid Donald Trumpi fänne, aga kui ma vaatasin Economisti tänane küsitlus, annab talle toetuseks ainult 40% poolt ja 56% vastu, mis on kõige madalam, kui välja arvata Biden ja tema enda esimene ametiaeg, et siis numbrid tegelikult nii head ei ole. No aga Economist ei too meile ausaid numbreid, pole kunagi toonud ausaid numbreid, ei ole kunagi ennustanud meile ka mingisuguseid adekvaatseid prognoose teinud valimistest, et kui vaata näiteks Real Clear Politics'i kõikide küsitluste nii-öelda keskmine, siis vastupidi, number näitab seda, et Donald Trump on selle sajandi kõige populaarsem president oma esimese ametiaasta lõpul. Populaarsem kui Obama, populaarsem kui Biden, populaarsem kui Bush, populaarsem kui ta ise esimesel ametiajal. Ehk siis see, nii nagu me kõik teame, eks ole, küsitlused, eriti kui küsitlused on tehtud vasakpoolsete aktivistide poolt, nagu Economist on, siis need küsitlused on osa propagandast. Nii et selles mõttes, kui sa küsitled vabariiklasi või kui sa küsitled Trumpi valijaid, siis nad on rekordkõrged numbrid ütlevad, et ikka tahame, toetame teda, ikka tahame teda näha tegutsemas. Nii et selles mõttes aga see kõik on ebaoluline selles mõttes, et ei, ta on ikkagi oluline, sest vaata, siin on need numbrid on ka juures. Vaatasin PricewaterhouseCoopersi, keda te ilmselt ka ei saa süüdistada propagandismis, majandus kidub tegelikult 2,1% selle aasta. Aga see lihtsalt on ju, see on lihtsalt rumal jutt. See on ju lihtsalt nii rumal jutt. Need olid sellepärast, et kui sa vaatad seda, mis tegi Ameerika majandus, kui Trump ametisse astus, kuhu ta on välja jõudnud siis selle 10 või 11 kuuga, mis ta on olnud ametis. Kui sa vaatad neid samu eksperte, ükskõik kas nad on PricewaterhouseCooperid või kas nad on Economistid, kõik nad on meile täieliku kelbast ajanud tariifide tagajärgede kohta, kuidas see, kui ta tariifid kehtestab, toob tohutu inflatsiooni, toob tohutu tööpuudus, mitte midagi seda ei ole juhtunud. Kõik nende prognoosid on täiesti võsas olnud. Tuleb vaadata neid prognoosijaid, kes said asjale pihta,
kes ütlesid kohe, et need tariifid tasakaalustavad mitte ainult Ameerika majandust, vaid tasakaalustavad terve maailma majandust. Tuleb vaadata neid, kes on ennustanud seda, mida teeb nafta hind, tema energiapoliitika tagajärjel, kes sellele on pihta saanud. Need prognoosid on samasugused nagu meie pankade ja Eesti rahandusministeeriumi prognoosid, et iga kord, kui Reformierakond on valitsuses, siis järgmine aasta tuleb suurepärane ja iga kord, kui Reformierakond ei ole valitsuses, siis järgmine aasta tuleb kohutav. Nii et ma ei võta, nad ei ole tõsiselt võetavad sellepärast, et nad on varem kogu aeg mööda pannud. Te usute neid numbreid ainult, mis teile meeldivad? Ei, ma usun neid numbreid nendelt, kes on varem pihta saanud. Economist ja PricewaterhouseCoopers ei ole pihta saanud. Trumpi poliitika mõju hindamisel on nad pannud täiesti võssa. Teine ja kolmas asi, mida Trumpile tema just oponendid ette heidavad, on sõdurite saatmine linnades, suhteliselt vägivaldsed reidid, noore naise tapmine. Et mis toimub? Jah, oleks ju tore, kui Eesti meedia seda adekvaatselt kirjeldaks, aga kahjuks ei tee, et mis sellest oli ebaadekvaatne? No noore naise tapmine on ikka väga eufemistlik jutt selle kohta, et vasakradikaalne aktivist, kes oli juba nädal aega otsinud otsekonflikti siis immigratsioonipolitseinikega, üritas autoga üle sõita või alla ajada ühte immigratsioonipolitseinikut. No me oleme seda klippi näinud, see päris nii ei olnud. Me oleme kõik seda klippi näinud ja erinevaid klippe näinud ja see täpselt nii oli, et kui sa üritad Ameerikas politseinikust autoga üle sõita, siis pead arvestama sellega, et sind lastakse maha. See on jube radikaalselt kõlab see, Martin. Ei, see lihtsalt nii on. Ja siin tuleb jälle öelda, et see, mida ta teeb, on oma valimislubaduse täitmine. Ta ütles, kohe paneme piiri kinni, pani piiri kinni. Siin on minu meelest suurepärane näide sellest, kuidas kõik poliitikud, kes Euroopas räägivad sellest, et nad midagi ei ole võimalik ette võtta massiimmigratsiooniga, illegaalse piiriületusega. Probleem ei ole selles, et ei ole võimalik midagi ette võtta. Probleem on selles, et ei taheta midagi ette võtta. Trump pani piiri kinni põhimõtteliselt järgmisel päeval. Illegaalsed piiriületused on lõppenud. Saadab miljonite kaupa illegaale riigist välja. Ja see on see, mida ta lubas. Ja see on see, mida muide väga südikalt ja väga veendunult toetavad tema valijad. Ja loomulikult demokraatlik partei on raevus selle peale, sest demokraatlik partei on teinud väga lihtsa süsteemi. Ava piirid illegaalidele, anna illegaalidele kiiresti kõikvõimalikud dokumendid ja legaliseeri nad ära ja siis anna neile valimisõigus, et nad hääletaks demokraatide poolt. Kümneid miljoneid demokraadid tõid endale valijaid juurde ja hoidsid neid üleval maksumaksjate rahadega. Trump keerab kõiki neid kraane kinni. Loomulikult on vasakpoolsed absoluutses hüsteerias ja raevus. Räägime Gröönimaast. Jällegi need küsitlused, mida teie ei usu, aga ajakirjanik fakte usub. 3/4 ameeriklastest ei toeta Gröönimaa kiusamist. Mis õigus Trumpil on üldse Gröönimaale pretendeerida? No minu meelest on see lihtsalt ebaoluline probleemi püstitus. Et siin tuleb ikkagi nagu täiskasvanulikult rääkida, mis maailmas toimub. Et see, kas keegi mingid küsitlusi teeb või mis õigus kellegil on, see praegu ei oma tähtsust. Et senine maailmakord on lakanud toimimast. Kellele ta meeldis, kellele ei meeldinud, mina ütlen kohe välja, liberaalne globalistlik maailmakord on mulle erakordselt vastumeelne kogu oma rohepöördega, homopöördega, massiimmigratsiooniga, koroonadiktatuuriga, kõige sellega. Mul on hea meel, et see nii-öelda need reeglid, mis on senised maailma reeglite põhise maailma aluseks, on lõppenud. Ja ongi lõppenud. Et see ei ole enam küsimus sellest, kas lõpeb, vaid juba on lõppenud. Ja mis on järel maailmas praegu? Järel on jäänud jõupoliitika, kus on 3 suurt keskust, Hiina, Venemaa, USA. Kusjuures Hiina ja Venemaa nii-öelda hoiavad ühele poolele. Ja see on see, kusjuures eriti oluline on alla tõmmata, siin rõhutada praegu alla kriipsutada seda, et Euroopa ei ole jõukeskus. Aga te unustate ära siiski 450 miljonit inimest, 8 triljonit majanduse maht, et ega te midagi ära ei unustanud kaardi? Ei unusta. Lõppkokkuvõttes loeb see, nagu omal ajal ütles Stalin, kuulsad sõnad, mitu pataljoni või mitu diviisi on paavstil. Ja fakt on see, et eurooplastel diviise ei ole. Ja see tuleb praegu selle Gröönimaa kontekstis ju halastamatult välja. Ja see, mida Trump on öelnud, rääkis oma esimesel ametiajal ka, et eurooplased lasevad liugu julgeolekualaselt teiste kulul, ei investeeri oma kaitsesse, ei hoia oma sõjaväge efektiivsena ja arvavad, et meie peame tulema. Ja mis nad ütlesid oma selle uue julgeolekustrateegiaga? Ära on lõppenud aeg, kui meid koheldi kui idiooti, kellel on suur tšekiraamat.
ja et nüüd on eurooplased võtku ise üle ja me näeme ju seda, et eurooplased ei ole võimelised mitte midagi ise üle võtma, keegi ei küsi neilt, keegi ei arvesta nendega, seda me nägime, kui toimusid nii-öelda Gaza plaani tegemine Trumpil, seda me oleme näinud väga paljudes teistes kohas, seda me näeme tegelikult ka Ukraina kontekstis. Aga Taani on ju liitlane, 44 hukkunut Afganistanis ainuüksi, suurim hukkunute arv per capita, jah, aga siin me nüüd jõuamegi siis selleni välja, mis on ka minu meelest suur probleem Eestis kogu selles diskussioonis, et meie oleme endale rääkinud 25-30 aastat ilusaid lugusid, narratiiviloome, ilus lugu, meie ekspordime julgeolekut, meie oleme ka, näe, Iraagis, Afganistanis, ma ei tea, seal kuskil Aafrikas, et siis me ekspordime julgeolekut ja siis, kui meil on vaja, siis tullakse meile appi. No see on niisugune lapsik jutt olnud, mis on võib-olla olnud mõistlik sisepoliitiliseks tarvitamiseks, et müüa maha oma missiooni armee plaane. Kas teie arvate, et ei tulda appi? Jaa, mina arvan, et ei tulda appi. Eriti, kui me mõtleme, kas appi tulijaks on Taani. Ei tule. Ja kui tuleb, siis mis vahet meil sellest on? Et kui me räägime ikkagi nii-öelda, et nüüd on aeg, viimane aeg on Eestis. Mitte ainult rahval, inimestel, vaid ka otsustajatel, poliitikutel, analüütikutel täiskasvanuks saada. Et see selline emotsionaalne hüsteeritsemine, mis meil oli siis, kui Ukraina sõda puhkes, et me kõik elasime välja oma rahvusliku kompleksi venelaste suunas, et ma olen algusest saadik selle suhtes äärmiselt kriitiline olnud, et ei, see ei ole meie sõda olnud, ei, seal ei sõdita meie eest, ka ukrainlased on sõdinud enda eest, enda iseseisvuse, enda elu eest. Nad on meiega samal poolel, me toetame neid nii palju kui saame, aga ärme ennast emotsionaalselt mõtle ukrainlasteks. Ja nüüd, ja see takistas meil külmalt ja ratsionaalselt hinnata, mis maailmas toimumas on. Sest see, mis nüüd viimased 4 aastat on ju toimunud, ongi olnud see, mis on viinud meid välja selle maailmakorra lagunemiseni. Kus eurooplased on näidanud aastasse 4 aastat järjest, et nad ei saa mitte millegiga hakkama, ei ole mitte midagi muutnud. Ikka jätkuvalt ei investeeri oma riigikaitsesse ja isegi kui raha kulutavad, siis tulemust ei ole. Ehk siis nende jaoks on kogu see nii-öelda suur riigikaitse investeerimine, nii nagu ka Reformierakonna valitsuse jaoks, lihtsalt suurepärane võimalus võtta maksumaksjalt veel rohkem raha ja suunata oma sõpradele kaitsetööst. Ma ei saanud aru, kus meil see Ukraina on järsku siin süüdlaseks? Ma ei räägi süüdlusest, ma räägin sellest, kuidas meil on tehtud tohutu viga diskussioonis, võttes asju emotsionaalsete ja infantiilsete loosungitega. Kas me oleks pidanud olema leplikumad Venemaaga? Ei, me peame ratsionaalsed olema. Me peame aru saama, mis maailmas toimub. Ja me ei taha sellest aru saada, sest see kõik on väga hirmutav ja väga ohtlik. Aga nüüd on viimane aeg saada täiskasvanuks. Maailmas toimub uue jõupiirkondade paikapanemine. Tulen uuesti selle juurde. 3 jõukeskust on Hiina, Venemaa, USA. Venemaa majandus on Itaalia suurune. Mine seda ütle nende 1,5 miljonilisele sõjaväele, et te olete kerjused. Saksamaa on 2 korda suurem. Aga Saksamaal on mõnikümmend 1000 sõdurit, kellel ei ole isegi relvi. Prantsusmaa on võimeline kõige paremal juhul välja panema 25 000 sõdurit. Inglismaa on teinud ühe valitsuse raporti teise järel, mis ütleb, et nad ei ole võimelised isegi oma koduterritooriumit kaitsma rohkem kui 2 nädalat. Et see on reaalsus. Aga kelle poole me seal hoidma peaks siis? Ja nüüd ongi, et kui meil on 3 jõukeskust, kelle vahel käib rivaalitsemine, siis kas me tahame olla totalitaarse jälgimisühiskonna ja sellise võika kommunistliku riigi nagu Hiina nii-öelda liitlane? Ei taha. Kas me tahame olla Venemaaga samas paadis? No ei taha, isegi seletama ei pea, miks ei taha. Järele jääb Ameerika. Nüüd mina olen absoluutselt kriitiline kõigi nende inimeste suhtes, Marko Mihkelsonid, Urmas Paetat, kes meil kõik siin, Jürgen Ligi, kes meil siin võtavad sõna näiteks Venezuela teemal. Venezuela on koht, kus koos oma energiapoliitikaga, siseriikliku energiapoliitikaga, Trump teeb seda, mida eurooplased ei ole kokku oma 18 sanktsioonipaketiga suutnud teha. Ta lööb nafta hinna nii alla, et Vene sõjamajandus jääb nälga. See on tunduvalt tõhusam Vene vastane poliitika, kui kogu see eurooplaste loba viimased 4 aastat kokku. Aga ka britid toetasid ühte vähemalt operatsiooni. Nii et liitlased ikkagi loevad. Ja liitlased loevad, aga ma tulen tagasi selle juurde, et kui meile on siin räägitud jälle, ma ei tea kui palju, juba alates 2016. aastast, et Trump on mingi venelaste käsilane, siis on naeruväärne, piinlik jutt olnud algusest saadik ja seda me nüüd näeme. See, kuidas Trump paneb venelasi paika ka majanduslikult läbi nafta hinna, on äärmiselt
suhteliselt jõuline surve venelastele, mida eurooplased ei ole kunagi suutnud teha. Kutsudes Trumpi kaasa rahukomisjoni. Kõik need, kes on siin võtnud plõksinud midagi targutanud sel teemal, kuidas Venezuelas nii või teisiti, tegelikult kaitsevad Vene sõjamajandust ja naftamajandust. Ja see on reformierakondlaste peal. Ja narkoga ei ole seal tegelikult mingit pistmist, selles me saame aru. Loomulikult on narkoga. Aga siis oleks Kolumbiat rünnata. Võtab sealt, kus ta võtab. Või Mehhikut. Aga see on kõik üks komplekt. Me ei jõua Ladina-Ameerikast pikemalt rääkida, aga see on kõik üks komplekt, mis seal toimub. Ma tahan ühe asja veel siia otsa panna, selle Vene teljega. Et kui meil siin arvatakse, et meie läheme nüüd, saadame ka sõdurid Taanile appi Gröönimaad kaitsma ameeriklaste vastu, siis me peame aru saama jälle, kui me natukegi täiskasvanud käitume. See ei ole konflikt Taani ja USA vahel. See ei ole isegi konflikt Taani või ütleme USA ja eurooplaste vahel. See on konflikt venelaste, hiinlaste ja ameeriklaste vahel selle üle. See ei ole selle teema laiali määrimine. Ei ole. USA, NATO liige tahab võtta ära teiselt NATO riigilt territooriumi. Aga kui me oleme 2 kuu pärast seal, et tegelikult võtavad venelased selle ära. Sellepärast, et eurooplased siin toppisid näppu ninna ja targutasid midagi rahvusvahelise õiguse kohta, siis kelle poolel me oleme? See on nii lihtne küsimus. Kelle poolel me nüüd oleme? Soome poolel me peame olema. Kui me hakkame siin nii-öelda minema koos taanlaste või koos prantslastega Ameerika vastu, siis me oleme tegelikult Vene poolel. Aga me ei lähe Soome vastu. No, ma küsin lihtsa küsimuse. Täna kutsuvad taanlased meid Gröönimaale, et näidata solidaarsust. Homme tuleb kõne Eesti kaitseministeeriumile Valgest majast või Pentagonist, ütleme, et palun ka saatke oma sõdurid Gröönimaale meile appi. Nii et kumb siis esimesena tule avab? See Eesti sõdur, kes on taanlaste kambas või see Eesti sõdur, kes on, et see on ju absurd. See sõdur, kes on NATO kambas Selles ongi kogu iva ju, et ei ole mingit NATO kampa enam. Ja sellest me peame ka aru saama, et siin me nüüd oleme. Miks see toimub? Millest Eestis jälle minu meelest lihtsalt aru ei saada. Trump üritas eurooplastega kokku leppida, kui ta ametiaega alustas, teist ametiaega üritas kokku leppida terves paketis asjades. Ja eurooplased itsitasid natuke, targutasid midagi ja läksid veini jooma. Ja nüüd lepiti lõpuks suvel kokku tariifides, mis on enam-vähem viisakas lahendus asjale. Eurooplased küll võivad viliseda, aga see ei olnud halb lahendus Euroopale. Tänaseks peaks, Ameerika on kõik protseduurid ära teinud, et need tariifid kehtima hakkaks, eurooplased ei ole. Ameeriklased ütlesid, et see, mida te teete tsensuuriga meie suurtele, näiteks X-ile, Facebookile, et see ei lähe, et see tuleb ära muuta. Mida eurooplased tegid? Keerasid vinti peale. Trump on üritanud alates veebruarikuust saada rahu Ukrainas, et nagu ta ütles Zelenskile veebruarikuus Valges majas, et ma püüan teile alles jätta teie riiki, mida eurooplased koos Zelenskiga tegid. Nõudes territooriumi loovutamist. Aga mis siis paremat on, kas need eurooplased oma 8000 sõduriga lähevad seda territooriumit tagasi võtma või? Et see ongi see täiskasvanuks saamine, mida ma nagu küsin, et kus see siis nüüd on? Viimane aeg on hakata. Ja tulemus on see, et eurooplased saboteerisid ja irvitasid ja mängisid lolli koos venelastega, oleme nõus, ja lasid selle rahu põhja. Ja selle tagajärel me oleme täna olukorras, kus Valge Maja või Ameerika administratsioon on otsustanud, saage ise hakkama. Me teeme seda, mis meil vaja on. Ja teeme seda Gröönimaal. Küsimus on sellest, kelle kontrolli all või kes domineerib põhjapoolusel, ütleme siis Arktikas, ja kui see ei ole Ameerika, siis see on Venemaa. Ja meil on lihtne küsimus endale, keda meie siis pooldame, keda meie toetame. Ja kui me toetame Venemaad või demonstratiivselt ei toeta Ameerikat, siis küsime endalt lihtsa küsimuse. Kui Ukraina sõda ära lõppeb ja venelased hakkavad vaatama, kuhu järgmiseks minna, ja meie oleme siin tähtsa näoga targutanud sellest, kuidas Gröönimaa iseseisvus on püha ja puutumatu samamoodi nagu Krimmil, et siis kellele me helistame? Kopenhaagenisse või? No aga ikkagi ma küsin teist korda seda leplikkust ja mul on see Winston Churchilli tsitaat kumiseb kuklas, et leplikkus tähendab sööta krokodilli lootes, et sind süüakse viimasena. Täna pannakse maailmas uued piirid paika ja meie asi, kogu Eesti poliitiline eliit, diplomaatiline eliit peab töötama selle nimel, mitte selle nimel, et rääkida, mis meile meeldiks, vaid pingutama selle nimel, et ameeriklased mõistaks, et see on nende huvides mitte ära anda venelastele Baltikumi. See on ainus, mis loeb. See on see, millega me tegelema peame. Mitte mingeid poose võtma Gröönimaa teemal. See on see, millega me tegeleme. Ja kui me sellega hakkama ei saa, siis ausalt öeldes on meil suhteliselt kiiresti kaputt. Sellepärast, et
mitte kellegi teise poole meil pöörduda ei ole. Mult küsiti hiljuti ka mingis intervjuus, et aga kas ma võin kindel olla, et kui meil on nagu häda käes, et siis ameeriklased tulevad. Ei või, keegi ei või kindel olla, sellesse iva täna ongi. Ja seda enam tuleb meil pingutada, et neil ei oleks põhjust öelda meile, et kuulge, te ei ole meie liitlased. Aga soomlased tulevad? Oled kindel või? No üsna kindel. Ausalt öeldes ma ütleksin niimoodi, kas keegi päriselt usub, et väljaspool Eestit on olemas inimesed, võimul olevad inimesed, kellele Eesti läheb päriselt korda. Et see on ka nagu küsimus täiskasvanuks olemisest. Kas keegi päriselt usub, et väljaspool Eestit on olemas inimesed, kellele läheb Eesti korda? Martin, vastus on kindlasti on. Ei, vastus on see, et kõikidel riikidel on huvid ja kui need riigid ei näe, et see on nende huvid, kuule, siis ei huvita Eesti mitte kedagi. Just täpselt, peale eestlaste. Mitte kedagi peale eestlast. See on jube morbiidne visioon ikka. Aga siin me oleme. Ja siin me oleme ja meil on valitsus, kes tegeleb lolli mängimisega, kes ei saa mitte millegagi hakkama, kes on riigi pankrotti ajanud ja kes tänase päevani elab iseenda räägitud müütide ja loosungite maailmas, millel on reaalsusega järjest vähem pistmist. Meil on täiesti valitsemiskõlbmatu valitsus, kes ei saa Eesti julgeoleku tagamisega absoluutselt hakkama, pole saanud kunagi. Nii et selles mõttes ongi morbiidne seis ja see olukorra kirjeldus on, ma ütlesin kohe, kui oli 22. aastal see sõda algas, et me siseneme perioodi, mis on Eesti riigi jaoks vähemalt sama ohtlik või kõige ohtlikum alates 39. aastast. Siin hakata emotsioonide pealt paugutama on meile eksistentsiaalselt ohtlik. Mida tegi? Kaja Kallas kutsus kõik parteide juhid endale 2 päeva või 1 päev pärast Ukraina sõja algust ja ütles, et nüüd peaks ikka kõik kokku hoidma ja kõik valitsust toetama. Ma ütlesin talle kohe, Kaja, kui sa hakkad sõda kasutama selle jaoks, et sisse tuua riiki odav tööjõudu, kui sa hakkad sõda kasutama selle jaoks, et öelda opositsioonile, et valitsuse kritiseerimine on Kremli-meelsus, siis unusta ära. Mingisugust rahvuslikku ühtsust meil ei ole ja ei tule. Ja loomulikult ta tegi täpselt seda. Aga selle käigus muuhulgas ei teinud mitte midagi vajalikku selle jaoks, et Eesti positsioone parandada, Eesti kaitstud. Teie eelnevast jutust ma sain aru, et ei olegi midagi teha. Lihtsalt küsin veel kord, et kas te kirjeldate seda olukorda või see olukord tegelikult meeldib teile? Ei, loomulikult ei meeldi, aga see on see, kus me oleme. Ja kui keegi arvab, et meil on mõistlik nokkida tüli Trumpiga, siin sellise infantiilse, ma jälle tulen selle juurde tagasi, sellise emotsioonitseva infantiilse positsiooni pealt, et oranžmees tegi jälle mingisuguse lolluse, siis see on meile rahvuslikult üliohtlik. Et see ei ole täiskasvanud käitumine, selline enda räägitud anekdootide pinnalt Washingtonisse suhtumine või Trumpi administratsiooni suhtumine on hullumeelsus. Nüüd, ega see ei tähenda kõik, et kõik on lõppenud ja me ei saa midagi teha. Meil on palju asju, mida me saame teha. Aga kui me nüüd tuleme korraks tagasi selle Gröönimaa juurde, siis kui sa vaatad põhjapooluse poolt seda pilti, kõik need argumendid, mis Ameerika administratsioonil on, et neil on raketikilbi jaoks seda vaja, neil on vaja nii-öelda enda territooriumi kaitsmise jaoks seda kõike vaja, siis tegelikult ju Skandinaavia on samas sektoris. Soome, Rootsi, Baltikum, nii ja naa on samas sektoris. Meie asi on teha tööd selle nimel, et ameeriklased mõistaksid, et ka see osa Euroopa kaardist on nende huvides, mitte lasta venelaste kätte minna. Koos Gröönimaaga. See on see, mida me tegema peame. Martin Helme, aitäh. Ma usun, et vaataja annab meile täna andeks, et me sisepoliitikani ei jõudnudki, sest see oli ja julgeolek tõepoolest on hetkel teema number 1. Aitäh ja jõudu tööle. Head vaatajad, olge tagasi. Homme on siin Joonatan Vseviov. Kohtumiseni.